Tere päevast, Taimar Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžist ja räägin teile, kuidas siis käib Microsoft Photostory 3-ga digitaalse jutustuse koostamine. Kõigepealt siis esimene asi, avage Microsoft Photostory 3 programm, millega siis alustate te kõigepealt uue loo koostamist. Ning üldiselt jaguneb programm siis 4 osaks. Esimene osa tähendab seda, et te lisate pildid. Number 2 osa tähendab seda, et lisate tiitrid. Number 3 osa tähendab seda, et loete peale teksti, vastavalt siis kirjutatud stsenaariumile. Minu stsenaarium on siin avatud vastavalt siin aknas. Ning viimane osa on see, et lisate tausta muusika. Nii siis alustagem. Import and range of pictures tähendab seda, et importige ja lisage või organiseerige oma pildid. Nii et avan pildid, import nupule vajutades, vajutan OK. Ning on võimalik siis hakata sellega tegelema, et pilte siis vastavalt oma koostatud jutu põhjal õigeks sättima. Nii et esimene pilt, ma arvan, et on mul see. Teine pilt on mul 7 maa ja mere taga näiteks. Siis on mul üks pilt, mis siis on ammustab 7 maad ja merd. Nii, number 2 pilt. Siis on mul number 3 pilt, mis räägib lossist. Number 4 poolt, mis juhatab sisse selle loheloo. Nüüd selles etapis, kui ma vastavalt oma lool olen need pildid kõik lõpuni ära sättinud paika, siis iga selle klipi kohta käib siis üks tiiter, üks tekst ning üks pealeloetav siis osa. Mida see täpselt tähendab, ma kohe seletan hiljem, aga kõigepealt veel üks lisafunktsioon. Nimelt, kui teil on pildid, mis on suure resolutsiooniga, praegu hetkel minu pildid on kõik 640-480, nagu on näha, suhteliselt ühesugused. Aga kui on suure resolutsiooniga pildid, on võimalik neid ka muuta, ehk siis kroppida, nii et teatud osa pildist ainult näidata. Lohelugu ja praegu on näha 322-242 pikselit jääb siis selle pildi ala. Nii, ja põhimõtteliselt siis annab võimalus kasutada ühte pilti mitu korda, nes kui mul see loos kordub see lohe, näiteks mul ta ühe korra pomiseb, teist korda seal vihastab, siis kolmand korda räägib veel midagi, siis ma võin sellele pildi loistades ülevalt aknast sisse tuua järgmisse kohta. Jälle kroppida seda, jälle tegeleda selle pildi muutmisega. Nüüd pärast seda, kui mu pildid on ajariba peal paigas, üksteise järgi kenasti, siis etapp number 2 on tiitrite lisamine. Nüüd esimene tiiter on mul siis peatiiter, mis siis ütleb, et lohelugu ning mida peaks jälgima tiitrite panekul on siis see, et teil oleksid tiitrid nähtavad. Ehk siis on näha praegu, et must tiiter pole nähtav antud pildi taustal. Nüüd järgmine, mis ma soovitan teha, on siis see, et tiitrid oleksid kindlasti ühe stiiliga, et ei tee nagu mitut erinevat värvi. See on soovitus, te võite teha, aga mitte. Mina arvan, et kõige mõttekam on kasutada kas valget tiitrit või musta tiitrit, vastavalt milline parem lugeda on. Antud juhul on ilmselt parem valge tiiter ja vastava suurusega. Nüüd järgmine etapp on siis see, nagu te näete, et mu tiitrid on hoopis lühemad kui see tekst, mida ma peale loen. See on ka asja mõte, et tiiter on iseloomustab seda pilti või seda emotsiooni, et tekst, mida te peale loete, on hoopis siis pikem, mis räägib siis seda lugu. Ja tiitriteks ärge pange siis tervet teksti, vaid ainult mingi osa sellest lõigust. Nüüd, kui teil tiitrid on paigas, siis järgmine etapp on nende varinevate piltidele helitausta peale lugemine. Vaikimisi on nii, et see iga pilti näidatakse täpselt nii kaua, kui kaua te olete seda heli peale lugenud. Siin on mikrofoni seadistamine, kõigepealt siis nupp siin nurgas ja nupp, millega panete lindistama. Nii et kui te lindistate näiteks 2 või 3 sekundit, siis seda pilti näidatakse ka 2 või 3 sekundit. Nii et siin antud hetkel paneks siis lindistama, ütleks lohelugu, siis võtaksin järgmise pildi, paneks lindistama, ütleks 7 maa ja mere taga, paneks lindistama, ütleks järgmise kohast, kus on müürid taga, millest keegi üle ei näinud. Nüüd see teksti ala siin, mida te all näete, on selle jaoks, et te saate seda teksti siis, mida te peale loete, ennem näha. Sest mitte kuskil ei kuvata, ei näidata, aga lihtsalt te saate maha lugeda teksti. Näiteks 3. on siis
elas lohe, kes purskas tuld ja tegelikult oli tal igav, näiteks on mu story siin, on lugu ja ma võin selle teksti siia aknasse endale lisada. Vajutan rec nuppu, loen ette lause ning ongi see tekst siis nii-öelda minu puhul siia peale loetud. Seda peale loetavat teksti ma nimetan ka peale loetavaks jutuks teinekord. Ja customize motion on seda, et kuidas siis on siis see nii-öelda üleminek, pildi üleminek, et vaikselt ei näe ta ainult pilte, vaid siis näiteks pilt liigub siis suuremast väiksemaks või väiksemast suuremaks, ehk siis kunagi ei tea, kuidas täpsemalt kuidas sa ise soovid teha. Järgmine asi on siis transition on siis, kuidas üks pilt vahetub teiseks. Te võite valida erinevaid siis üleminekuid. Ma soovitan need üleminekuid ja ülejäänud asjad kõik panna siis lõpupoole. Nii, kui te olete siis kõik heli peale lindistanud igale sellele pildile omakorda heli, näiteks mul on siin järgmine, et kui juba mitmendat aastat järjest oli ta sünnipäeva üksi pidanud, siia ma lindistaks siis selle ja tekstist paneksin, et mitu aastat, või paneks tähtis päev näiteks tekstiks ja siis tekst on tähtis päev, aga jutust tuleb välja, et tegemist on sünnipäevaga. Nüüd, kui on ka heli peale lindistatud, ehk siis audio narration, siis viimane etapp oleks siis muusika peale sättimine ja täpselt samamoodi käib see, et igale klipile saab panna mingi heliefekti, mingi muusika klipi. Üks variant on siis see, et teil on muusika juba olemas. Mul on siin näiteks loheloo kaust, milles mul on organiseerinud helid, YouTube, muusika, pildid, kõik, mida ma arvasin, et võiks kasutada. Mul on helide kaust ja mul on häike ja tuli. No, võiksin näiteks, siis on sellel klipil, siin on taustaks näiteks merevulin, häike ja tuli. Ja lohe taustaks, häike ja tuli ilmselt läks sellele pildile paremini. Ja niimoodi on võimalik igale klipile lisada muusikat, näiteks heliefekte, pisikese klippe ja see muusika mängib täpselt nii kaua, kui on ka see pealloetava heli pikkus. Nüüd järgmine koht on siis, kus ma saan ka seda muusikat ise teha. Nii et täitsa algusesse võiks ma tegelikult hoopis Great Music panna, et sellega on võimalik üldse luua muusikalist tausta oma loole ja mis on hästi mõnus see, et ma saan valida vastavalt, mis meeleolu ma luua tahan. Näiteks klassikaline tüüp ja siin on võimalik võtta siin erinevaid stiile, sad on kindlasti näiteks kurb, kuule kast kuul. Ja teine hea omadus on see, et kui ma lisan selle klassikalise muusika, siis see mängib üldiselt loopi, et ta ei jää enam vaid, kui talle pikkus ei ole oluline, et ta mängibki täpselt nii pikalt, kui on ka teie lugu. Ta genereerib ennast muudkui automaatselt järjest. Nüüd, kui see klipp või see muusika ei sobi siia mingil põhjusel, ma võin delete muusik panna ja üldiselt tuvastatakse üks nii-öelda helitrack, ehk siis korraga mängitakse siis ühte muusikat ja kui tal on mingi eriefekt, siis on ta eriefekt ja vastavalt siis nii kaua, kuhu kaadrisse või kuhu pildi juurde on järgmine muusika lisatud. Nüüd, kui muusika on ka sätitud paika, siis viimane etapp on oma loo salvestamine. Soovitan valida siis ikkagi kõige esimeseks siis alt nupule settings ja siin on erinevad võimalused selleks salvestuseks. Mina arvan, et siis võimalikult kvaliteetsena võiks seda filmi salvestada ja Profile for Computers on päris hea režiim 640x480 resolutsiooniga ja ütleme siis aspekt on 4.3 ja frame per second 30, mis oli ikka, iseenesest sobib. Ja miks ma just sellise valisin Profile for Computers, siis ma saaksin võimalikult kvaliteetsena välja, et kui mul pildid olid kõik minimaalselt 640x480 resolutsioonis suuruses, siis on mul ka mõttekas klipp eksportida sellises formaadis. Ja nupule vajutades on mul ainult vaja vajutada next'i, kui juba mu story või see lugu kokku siis genereeritakse, pannakse siis taustamuusika sinna lõppu ja
Ja siis kõige viimases etapis on ainult üks asi veel, preview, story, kui mulle see lugu meeldib, siis salvestan oma Photostory 3 for Windows ära ja kui mul see lugu ei meeldi, siis ma võin alati minna back nupuga tagasi pilte siis lisama või siis next nupuga tagasi siis vastavalt siis navigeerida kas siis esimeses etapis, kus ma pilte lisasin või siis teises etapis, kus ma teksti peale lugesin. Ja see oleks kõik siis, kuidas siis teha kiirelt oma digitaalset jutustust kasutades programmi Photostory 3 for Windows. Nii et edukat proovimist!